Oh-oh, tere, Irene siinpool. Täna on Facebook Live. Ma natukene ootan, et teid siia ilmuks kohale. Üldse ei saa aru, kas mind on hästi näha või mitte. Teen seda natuke niimoodi erinevates seadetes. Ja kui sa vaatad seda hiljem järgi, siis lihtsalt ütlen sulle juba praegu ette, et tänases laivis räägime siis sellest, miks me nii sageli tunneme ennast ebapiisavana. Tere, kui sa siia kohale jõuad, siis ma palun, et sa annaksid endast märku Messengeris, või mis Messengeris, sõnumites, kus sa mind vaatad täna ja kas me oleme varem sinuga kohtunud, et ma tean, et mu uudiskirjalistis on väga palju uusi inimesi viimase 6 ajaga tekkinud ja selles mõttes ma võib-olla siis, kui on siin mitte nii tuttavaid inimesi, siis ma natuke põgusalt räägiksin, kes ma olen ja miks mina üldse nendel teemadel räägin siin. Et mis puudutab siis meie emotsionaalsust, meie hirme, meie rõõme, traumasid, sellest, nagu ma mainisin, et täna tahaksin natukene avada seda teemat, et miks me nii tihti tunneme ennast ebapiisavana, mulle väga tuttav teema ja kuidas siis sellest lähtuvalt tegelikult tekib meil hirm ja ärevus ja siis me jätame tegemata asjad, mis meie jaoks tegelikult olulised on. Lükkame nii-öelda iseennast edasi kogu aeg, sellepärast, et siin on üks häälekene peas, kes ütleb meile, et ma ei tea, kelleks sina ennast pead õige. Sa ei saa sellega niikuinii hakkama, mida teised arvavad ja nii edasi ja edasi. Nii et kui sa oled siin, ma näen, et siin on juba 11 inimest kohal. Ma ise vaatan neid sõnumeid siin arvutiekraani pealt. Niimoodi mul lihtsam jälgida, kui keegi midagi jagab, küsib, et see on live, mis tähendab seda, et osale aktiivselt, mõtle kaasa, küsi, jaga enda mõtteid, sul on võimalus olla osa sellest, nii-öelda kujundada seda, mis siin on. Ja loomulikult mul on mingi oma mõte sellega, aga samas siin on nagu teretulnud ka sinu enda poolsed mõtted ja küsimused ja jagamised. Nii saab see tulla eriti tore ja äge. Nii, ma panen selle laivi siin ka. Ma näen, et mind näeb hästi. Ja Vaike on juba kirjutanud tervitused Saaremaalt, olen Irene suur fänn. Aitäh sulle, Vaike. Ja, et ühesõnaga 12 inimest on juba siin kohal, mida rohkem te ka kommenteerite all, seda rohkem inimesi näeb ka seda laivi ja saab tulla ka teiega koos seda kuulama. Nii et tervita siin kommentaarides mind ja teisi, kes siin on ja anna märku, kus kohas sa tuled. Mina ise olen Põlvamaal, siin metsade vahel, siin all kuskil 500 meetrit siit minu elutoa aknast läheb alla Orgu, kus on Ahja jõgi, selline käänuline, see siukene Tilleoru ürgorg algab siin kandis ja siin põllu peal jookseb tihti rebaseid ja kitsi ja vahel ka põder ja on olnud ka üks suur 30, isegi vist rohkem pealine mets ja kari ükskord siit metsa vahelt välja jooksnud, mis oli päris vinge vaatamisväärsus. Nii et mina elan täiesti metsa sees eraldi, ühtegi naabrit mul näha mitte kusagil ei ole. Ja olen siin elanud kuskil 3 aastat. Enne elasin Tartus. Päritolult olen tegelikult Tallinna tüdruk, aga see on juba siuke pikem jutt, et kuidas ma siia sattusin. Tere kõigile, vaatan Tartust. Tere Silva. Nii tore. Tere, nüüd ma näen, et te kirjutate, nii tore. Tere, Dagni. Tervitused Hiiumaalt, Tiia,
väga hea. Tallinn, tere. Kui ma vahepeal vaatan siia, siis see tähendab seda, et tegelikult ma vaatan teie sõnumeid siit ja sulle otsa ma vaatan siia, nii et ma püüan seda niimoodi teha, et ma ennast siia ei unustaks, et ma ikkagi räägiksin siia sinuga. Tuli selline tunne, et kuna meil oli eelmisel neljapäeval, tervitused Pärnust, Merike, tuli selline tunne, et meil oli eelmine neljapäev oli webinar Brandon Bassiga, mina olin ka seal ja enne seda ma küsisin, kui sa seal osalesid, siis sa tead, et sul tuli mitu kirja, kus ma kutsusin sind kirjutama sellest, et mis on see teema, millega sa üldse sinna webinarile tuled. Ja need vastused, mis tulid, olid väga sügavad, puudutavad ja mul oli nagu tunne, et need vääriksid nagu sellist suuremat tähelepanu ja seal oli väga palju erinevaid mingeid teemasid, mida ma kõiki ei jõua täna kindlasti käsitleda ja teen seda mõnes järgmises laivis. Et aitäh kõigile, kes sinna kirjutasid oma kogemust, oma küsimusi, et see tegelikult annab hästi palju sellist kohta, et okei, et ma tean, millest veel jagada, sest mina võin siin ju arvata, mis teid huvitab ja mis te läbi elate ja millist toetust te vajate, aga kui te ise jagate seda, siis see loob lihtsalt niivõrd palju rohkem väärtust juurde, sest et ühes me võime alati kindlad olla, et kui minul on küsimus millegi osas, kui ma tegelen siin parajasti mingi teemaga, milles ma otsin vastust, siis ma võin kindel olla, et need on teisi inimesi ka, kes selles vastust otsivad. Ja sellepärast üks selliseid suuri väärtusi on see, kui me julgeme jagada seda, mis toimub, mis on need küsimused, sest me mitte kunagi ei tea, kus kohast need vastused võivad tulla. Ja tihtilugu isegi olen ma ise märganud seda, et kuna ma olen selline inimene, ja see on minu üks ilmselt suuri tugevusi, mis on aidanud mul tegelikult olla sellisel enesearengu kiirteel, et ma olen julgenud alati küsida toetust, olen alati julgenud küsida abi siis, kui see on vajalik olnud. Ja nii-öelda sirutuda välja ja esitada küsimusi, kuigi kui ma vaatan tagasi, siis see küsimuste küsimine mingis etapis oli keeruline mu jaoks, sest ma kartsin näida rumal. Huvitav küll, kus kohas see võis tulla, see koht meie sees, kus me ei julge ennast väljendada, ei julge küsimusi küsida, sest äkki see on loll küsimus või äkki teised vaatavad, et miks ta sellest räägib ja miks ta seda küsib. Et need teemad kindlasti tulevad kuskilt sealt koolieast, kus me siis pidime ilmtingimata õigeid asju küsima, õigeid asju vastama, ja kui seda ei teinud, siis sellele järgnes hinnang, etteheide, võib-olla keegi naeris su üle, et see on nii huvitav, kuidas ikkagi need vanad kogemused võivad meid niimoodi mõjutada, kuigi me oleme täiskasvanud. Nii tore, ma näen siin vanu tuttavaid ka, Marge näiteks. Kuigi me oleme täiskasvanud ja siis elab meie sees see väike tegelane, noorem mina, sisemine laps nii-öelda, kes ikka nagu võib-olla kannab endas neid vanu valusaid kogemusi enda sees, seda häbi võib-olla ja piinlikkuse tunnet ja siis kardab. Ja siis kardab tegelikult ennast väljendada, kardab minna ja teha asju, mis huvi pakuvad ja mis kuidagi kutsuvad, sest endiselt see häbi elab meie sees või see häbistamine võib-olla või mingid karistused, mis järgnesid. Ma alles hiljuti tuli mul nagu, ma ei tea isegi, miks see tuli, aga lihtsalt mul tuli lihtsalt nagu kehavälus, on teil kunagi olnud selliseid kogemusi, kus te nagu järsku nagu tulevad need lõhnad ja
ja see situatsioon nagu nii elusalt üles, mis on võib-olla juhtunud võib-olla, ma ei tea, 30 aastat tagasi. Ja minul oli selline asi siin suvel ühel hetkel tuli mulle meelde täpselt kõik see tapeedi värv, kõik see kapi ja seina vaheline, see nurk, kus mind nurka seisma pandi. Kes on nurka seisma pandud oma lapsepõlves, võid mulle märku anda siin, et mina ka tean seda tunnet. Et seisad seal nurgas ja passid seal ja siis ootad seda aega, millal sul sealt välja tuleb tulla, on ju. Ehk siis kusagil minu sees see kogemus, ma lihtsalt sellel hetkel, kui see mulle meelde tuli, ma arvan, et see tõesti ei ole mul meeles olnud, ma olen 43-aastane, see võis olla, et ma olin umbes mingi 7-aastane või ma ei tea täpselt, mis vanus see siis oli, alla 7, ma mõtlen, et see koht, kus see mälestus oli. Et kui palju see kogemus on mõjutanud minu elu, et ma valin mingeid asju selle järgi, et ma jumala ees sinna nurka seisma ei pandaks. Mida ma ütlen, kuidas ma olen, mida ma teen, kui palju on neid asju, võib-olla said muul moel karistada. Oligi see, et keegi naeris sulle. Ja kuidas need kogemused täiesti automaatselt ja alateadlikult panevad meid valima elus, kuidas me liigume, kui jõuliselt me julgeme olla meie ise, kui palju me oleme valmis nii-öelda. Ja see on nagu isegi naljakas öelda seda, et riskima olla mina ise, sest et kui ma ütlen, et ma riskin olla mina ise, siis tähendab, et minus on veel hästi tugevalt aktiivne see kogemus, et ma teadsin, et kui ma jään iseendaks, siis sellele järgneb mingi negatiivne kogemus. Sest et ise olla ei peaks olema risk, vaid see peaks olema kõige loomulikum olemise viis üldse. Selles, et ma olen mina ja liigun selle järgi, mis mu süda kutsub mind tegema, avastama, kogema, isegi kui ma selles kukun, kui ma selles haiget saan, mis iganes need asjad võivad juhtuda, kui ma järgnen enda olemusele nii-öelda. Et see on mingi koht, kui me tegeleme selle olla või mitte olla, julgen või ei julge, siis seal on ikka veel need kohad, see hääl meie sees, kes ütleb, et ei, see, kes sina oled, ei ole piisav. Või et see on nagu ohtlik. Ameerika kirjutab, et nurka seismist ei ole olnud küll, aga jäime ema, isa, vanaema, isa, ema tülidele vahele. Ja seda olen mina ka kogenud. Ja et see on ilmselt kõige nagu sellisem selgem koht, kuhu tulla, kui ma näen, et ma takistan enda vaba voogu. Takistan seda, mul on inspiratsioon midagi teha ja siis minu sees hakkab see dialoog pihta, et sa ei oska, sa ei tea, sa ei mida iganes, on ju. Ja me anname sellele häälele enda sees jõudu, ehk siis meie tähelepanu läheb sellele häälele ja tähelepanu läheb ära sellelt häälelt, kes ütleb, et kui äge, ma tahaksin seda kogeda. Oi, sinna ma tahaks minna, seda ma tahaksin proovida, katsetada. Ja nii edasi, et me kuulame rohkem seda häält, kes ütleb, et sa ei saa sellega hakkama. Mis siis, kui midagi halba juhtub, mis siis, kui nii edasi. Siis see ei ole see koht, kus iseenda suhtes muutuda, nagu mis sul viga on, miks sa veel omakorda hakata ennast siis taguma selle pärast, et sa tunned ennast ebapiisavana, et kogu su tähelepanu energia läheb sellele mõttele, et ma olen ebapiisavane. Ma püüan Ameerika seda meeles
pidada seda teemat, sest see teema mind isiklikult ka väga puudutab. Kui ma jõuan seda siin täna rääkida, siis ma räägin, aga kui mitte, siis järgmises korras. Et kui me märkame seda dialoogi enda sees, kui me märkame seda kohta enda sees, kus me teeme ennast väiksemaks, sellepärast sest me oleme niimoodi harjunud tegema, sest meil on kujunenud sellest muster, sellepärast et niimoodi me jäime äkki karistus jäi saamata, sest niimoodi äkki ma ei saanud haiget kellegi käest, sest see võib ju tulla ka hilisemas eas, kui me teismelisena ja täiskasvanu eas, kus me saame näiteks, ma ei tea, armastame kedagi ja siis need asjad ei lähe nii, nagu me tahame ja siis me hakkame ennast tagasi hoidma armastamises. Et kus iganes me mängime seda mängu iseendaga, et me hoiame ennast tagasi, siis see ei ole see koht, kus öelda, et noh, näed, kõik teevad, kõik suudavad, mis sul viga on, vaid pigem nagu märgata seda, et kui huvitav. Sest see, kes ütleb sinu sees, et ma ei ole piisav, ma ei julge, kõik need erinevad sellised kahandavad mõtted, see ei ole ju kogu sina. See on lihtsalt üks mõte, mille külge on kinnitunud kogemuste pagas. Sul on kogemus sellega. Sa said kinnitust elust ikka ja jälle selle sõnumine, et näed, ma ei olegi ju piisav. Ükskõik, mida ma teen, ma saan selle tagasiside sealt. Ja me ei mäleta seda kohta, kus me tegelikult ise tegime selle otsuse. See esimene otsus, kus ma ütlesin, et see vist tähendab seda. Ja see vist tähendab seda, et ma peaksin tegema asju ainult olles kindel, et sellest on piisav ja võib-olla siis üldse mitte tegema liiga palju ja olla nähtamatu ja mööda seinaääri kõndida, sest et mitte saada maailmas seda peegeldust, et ma ei ole piisav. Ja ometigi elades ise kogu aeg selle ebapiisavuse tunde sees. Ma räägin ise endast siin, et mina olen olnud selline väga pikalt oma elus selles ebapiisavuse tundes. Midagi ei ole piisav, mida ma teen. Ülienesekriitiline ja hästi tagasihoidlik ja malbe ja pigem selline, kes hästi palju aega võtab, et üldse midagi otsustada, sest otsustada on juba keeruline. Sest mis siis, kui sellel otsusel on mingid tagajärjed, mis mulle ei meeldi. Mitte, et ma nagu mõtlen selle peale, aga ma kaalun ja kõhklen ja mängin seda enda edasilükkamise mängu just sellepärast, et alateadlikult ma kardan seda negatiivset kogemust. Sest lapsena oli ju nii, et kui ma midagi valesti tegin, siis ma sain selle eest karistada. Ma mäletan seda kohta, kus ma tegin kodus tassi katki, kogemata. Minu lapsepõlve kogemuses oli päris palju selliseid traumaatilisi kogemusi, et ma olingi üsna varakult juba hästi hajameelne ja pillasin kergesti asju maha. Need on kõik trauma nagu tagajärjed. Aga tollel hetkel ju keegi ei osanud seda, et äkki sellel lapsel oleks vaja mingit toetust, psühholoogia, mingid sellised asju. Et sellel ajal 80-ndatel inimesed ei tegelenud sellist asja, kõik olid ellu jäämises. Ja teistmoodi olid need lähenemised. Aga ma mäletan seda kohta, kus see hirm karistada saamise asjal oli nii suur, et kui ma selle tassi katki tegin, siis see mälu, kuidas ma selle sauna taga kaevasin auku sellele tassile ja ma arvan, mu ema siiamaani ei tea seda, et ma selle mingi ilusa tassi, mille ta oli ostnud mingis komplektis, et ma ühe katki tegin ja ma kaevasin selle mulle alla, et keegi ei saaks teada, et ma selle katki tegin. Lootuses ilmselt, et keegi ei märka, et üks tass on puudu. Ja mis on see hirm siis, mis on kandnud tegelikult
suurem osa minu elu, on. Kas ma peidan ära enda nii-öelda vead, oma ebatäiuslikkuse ja selle võimaluse, et keegi võiks näha, et ma ei saagi hakkama, ei ole piisav. Mis hinnaga see tuleb? See tuli selle hinnaga, et ma ei julgenud ennast väljendada selgelt. Ma ei ole julenud teha asju, mis mind kõnetavad. Sest et mis siis, kui ma ebaõnnestun, on. Isegi kui ma mäletan, mul on nagu noorest saati on palju inspiratsiooni, ütleme, ma olen kujutlusvõime on suur, ma olen suur unistaja olnud alati. Aga kui palju on olnud neid mõtteid, mida ma olen tahtnud teha ja millest ma olen loobunud sellepärast, et mis siis, kui ma ei õnnestu? Ehk siis see mitte piisav olemise tunne on kandnud. Ja Tiia kirjutab, et enda arvamuse ja soovide avaldamine lapsepõlves lõppes alati hirmutavalt. Kas seisin nurgas, lubati minu juurest ära minna, alandati. Seda sai lapse jaoks ikka väga palju, annab siiani tunda vanust juba 47 just. See annab siiamini tunda ja see annab, mina tunnen ju enda kehas samamoodi seda. Ma ei saa öelda, et mu keha mälust oleks see mitte turvaline tunne 100% lahkunud. Isegi sellesse laivi tulles, enne seda ma tundsin seda ärevuse tunnet sees, sest ma astun tundmatusse. Ja seal on mingi hääl minu peas, millele ma ei anna küll toitu, aga ta tuleb alati ülesse. Ma olen õppinud, ma olen niivõrd palju enda asjadega tegelenud täna, et ma ikka teen neid asju, mis mulle meeldivad, isegi kui mu põlv väriseb. Isegi kui see ego hääl ütleb, nüüd läheb kõik vetsa, sa ei mäleta mitte midagi, sa kukud läbi ja ta ei ole nagu väga lärmakas, ta ei halva mind, aga ma kuulen kusagil seda kohta. Ja siis see esimene asi võib-olla, mida me teha saame enda jaoks, ongi see, et me hakkame seda teadvustama, et kui palju see hääl meie sees, kui valida on esiteks ja üldse nagu vaadelda seda kohta endas. Nagu ma ühel hetkel vist ütlesin, et see on lihtsalt üks osa sinust, see ei ole sina. Ja see probleemi koht ongi selles, miks meil on sellega keerukusi, sest me oleme nii nagu sulandunud sellesse häälesse, kaotanud ennast sellesse ära ja samastunud ennast sellega. See ma ei ole piisav, ma ei julge, ma ei ole mida iganes. Et me oleme niivõrd unustanud selle sisse ennast ära, et me ei märka, et see tegelikult ei ole mina, vaid see on lihtsalt üks aspekt selles psüühikas, selles kehameele kogemuses siin. Ja kui me õpime selle koha või teadvustame selle koha ära, et okei, et see ei olegi mina, aga et siin on see sõnum võib siin olla, aga ma võin seda kõrvalt vaadelda. Võin seda vaadelda ja ma võin isegi olla selle võib-olla väga valusa tunde, et ma ei ole piisav suhtes olla uudishimulik. Uudishimulik selle suhtes olla ja siis hakata nagu vaatama, et okei, et kes mina tegelikult olen. Mul on siin see kriitiline hääl, mul on siin see hääl, kes armastab hästi draamat enda sees tekitada. Mul on siin see hääl sees, kes püüab ennast hästi väikseks teha ja vaikseks teha ja räägib, et ma olen selline, ma olengi selline väike ja hirmul ja nii edasi. Või on sinu sees see hääl, kes ütleb, mina olen
mina ei lase kedagi kellelegi ligi, ma olen niisugune, ma ei tea, kõik mehed on, kui naised on ju, mehed võivad samamoodi tunda, et kõik naised on, neid ei saa usaldada ja ma olen tugev ja ja siis me oleme nii imbunud sellesse loosse sisse, et see tundubki reaalne, et see olengi mina. Isegi kui ma olen selles õnnetu, isegi kui selles see tegelikult ei paku mulle mitte midagi muud kui peale kannatuse. Aga kui ma tulen praegu, kui sina tuled praegu sellesse kohta, aga kui kõik see lugu, mida ma endale võib-olla olen rääkinud terve oma elu, ei ole mina, vaid see on lihtsalt see psüühika osa, selle kogemuste pagasi osa ja mina ise, kui see mina olen, kes mina siis olen üldse? Kes ma olen? Ja kas sellel, kui see, kõik see lugu ja see pagas ja kogemus on lihtsalt mingi aspekt minust, aga mitte mina. Võib-olla ma näen seda aspekti väga katkise ja viletsa ja vale, ma ei tea, kas mina üldse näen seda valena. Kas see, kes mina päriselt olen, kes sa päriselt oled, näeb midagi selles vale? Või näeb see lihtsalt seda kogemusena? See on sinu kogemus olnud. Ja see võib-olla on olnud väga valus kogemus, väga raske kogemus, aga mis siis, kui see on lihtsalt sellepärast olnud nii raske kogemus ja niivõrd suur koorem tänaseks, et sa oled unustanud ennast selle sisse, arvates, et see oledki sina. Ja mis siis, kui see ei ole tõsi? Ehk siis see koht, kus me saame hakata kõrvalt vaatama enda elu, võtma niivõrd palju müra maha ja tähelepanu ja seda kiirustamise energiat ja kogu aeg tegema peab midagi. Iga päev võtta see moment ja vaadelda lihtsalt kõrvalt vaatajana. Seda tegelast, kes räägib siin, kuidas kõik on halvasti, kuidas mu välises maailmapild, et seda tegelast, kes vaatab oma elu ja näeb vigu, kes näeb kõike seda, mis on katki valesti, mis peaks olema teistmoodi. Lihtsalt märka seda tegelast enda sees. Mitte ära ole see tegelane, kes vaatab oma elu. Vaata, siin on su elu, siin on see tegelane ja siin oled sina. Ja ma tean, et seda on raske teha selles kohas. Ma tean, et see võib olla väljakutsuv, võib-olla mingitel, kui sa ei ole varem seda teinud. Et oota, mis mõttes nagu on. Sellepärast, et meil on, enamasti on see raske sellepärast ennast eraldada sellest valusast tegelasest, kellel on kannatus, sellepärast, et siin all on veel tugevaid emotsioone ja niivõrd laetud kogemusi, mingid teemasid, mis on lahti laskmata, mis lihtsalt oma kogu elu jõuga, mis on sinna alla surutud, lihtsalt juhivad seda protsessi. Ei lase sul kõrvalt vaadata, ei lase sul lõdvestuda enda puhtasse olemusse ja elada läbi selle, isegi kui mingid osad on siin hirmul ja mõnel osal on valus, kui siin on lein, kui siin on viha. Eile ma jagasin ühte oma lugu vihaga, et kui palju on meil seotud sellega erinevaid hirme, selle emotsiooniga, sest et meil on kogemus, mul on kogemus sellest, mida destruktiivne viha võib teha ja see on kohutav. Kuidas ma võiksin julgeda üldse iseendast seda aspekti vastu võtta, sest ma tean ju, mida see võib teha. Aga see tähendab seda, et kui ma ütlen ei sellele tundele enda sees või ma olen ka isegi ei tea, et ma saaks sellele ei öelda, sest et mul ei ole sellega ühendust, ma nagu tajun mingit pinget, aga ma ei saa aru, et see oleks vihatunne, ma ei tea, mis tunne see on. Siis
kas sa kujutad ette, kui palju eluenergiat läheb selle peale, et suruda endas alla oma elujõud? Me ei ole keegi sündinud siia jõuetuna ja väsinuna ja nõrgana. Me oleme kõik väga võimsad tegelased. Lihtsalt võib-olla tänu nendele elutraumadele ja kogemustele me lihtsalt surume seda enda suurust alla, sest halvad asjad juhtusid, kui liiga palju energiat oli, liiga palju midagi oli, siis halvad asjad juhtusid, siis me teeme ennast väiksemaks. Et vältida seda, et halvad asjad uuesti juhtuksid. Kuni ühel päeval me tunneme, et mul ei olegi enam elujõudu. Mul ei ole, nagu kõik tundub kuidagi tuhm ja hall, sest et kogu tähelepanu läheb sellele, et ma suruksin alla seda suurt energiat, kes ma olen. Sest ma nii mäletan see lugu, mida ma eile jagasin seal videos, kui ma sellest vihakogemusest välja tulin, siis ma mäletan seda, kuidas ma esiteks nädal aega seal selles videos, ma ei rääkinud sellest, aga kuidas ma nädal aega ma protsessisin häbitunnet, et ma nii jõuliselt seda emotsiooni kõik nägid, mida ma ütlesin, et see kõik see, nagu see piiride seadmise, see tohutu jõud, kuidas ma saatsin kõik sõna otseses mõttes perse, inglise keeles ja erinevatel viisidel, see oli rahvusvaheline seltskond, aga kuidas mul oli nagu nii häbi ja siis ma põlesin lihtsalt selles häbitunde sees, et ma olin täiesti metsik ja vulgaarne selles kohas, aga ma olin nii malbe tüdruk. Ja siis see osa minust tuli järsku nähtavale. Ja siis, kui ma selle osa olin endas nii-öelda ära protsessin, lubanud endal selles häbis istuda, see on okei, see on turvaline tunda, see on jube ebamugav on tunda häbitunnet. Ma arvan, et see on selline kollektiivne asi, et häbi ei ole midagi, mida keegi tunda tahaks, sest ta on niivõrd põletav tunne. Aga selles on võimalik olla ja lasta sellel nii-öelda läbi küpseda sinu sees, ilma et sa seda hakkasid seda alla suruma. Aga see järgmine koht selles, kui ma sain aru, kui suur on tegelikult minu elujõud, siis järgmine koht oli see, et minu sees oli see hääl, et aga mis siis, kui seda on teiste jaoks liiga palju? Eriti siis minu tolleaegse abikaasa jaoks oli minu see hirm oli see, et kui ma olen täielikult mina ise kõigega, mis ma olen, siis ta ei tule sellega toime. Ja siis äkki ta jätab mu maha või ühesõnaga, mis iganes seal siis see mõttekoht oli. Et see võttis aega, et seda kohta endas integreerida, et turvaline on olla kõike seda, kes sa oled. Kõigega. Ja see on olnud teekond ja see läks juba väga kiiresti, hästi palju paremaks, ma tundsin ennast nagu väga mõnusalt ja hästi. Aga see elu nagu, kui sa sellele teele asud, kui sa asud sellele teele, kus sa tunned, et sa tahad olla päriselt õnnelik, sest päriselt õnnelik me saame olla ainult sel juhul, kui me oleme 100% meie ise. Ja siis see teekond, kuidas elu hakkab siis sulle pakkuma, kui sa selle otsuse teed, hakkab sulle pakkuma erinevaid võimalusi, kui sa saad jääda, saad valida jääda iseendaks, ka oma väriseva põlvega. Ja siis lähed sellest läbi ja lähed uuesti sellest läbi ja lähed sellest läbi. Ja võib-olla see hääl sinu sees ütleb sulle veel aastaid, et äkki see on ikka nagu liiga ohtlik. Ja siis sina saad öelda, kui sa oled selle väikese lapse kogemuse enda sees läbi protsessinud, selle, kes selle alguses otsustas selle ebapiisavuse koha, see, kes otsustas, et temaga on midagi valesti, sellisena nagu ta on.
kui sa selle väikese lapse valu oled enda sees läbi protsessinud, siis ta võib tulla küll seal üles ja öelda sulle, et aga mis siis, kui äkki, siis ja mina ei tea, võib-olla ta jääbki tulema meile siia, on ju. Küsimus on lihtsalt selles, et kas see täiskasvanu on ka kohal. Et kui me lapsepõlve kogemused endast läbi protsessime, siis juhtub selline asi meiega, et me päriselt selles täiskasvanu kehas, kus me oleme, et ma tundun üsna täiskasvanud inimene tänaseks. Et mul on isegi mingid kortsud hakanud tekkima ja nii edasi. Aga see ei tähenda veel seda, et ma olen päriselt täiskasvanud. Täiskasvanuks ehk siis selleks, kes suudab ennast toetada, ennast juhtida, pakkuda endale seda, mida ta tegelikult vajab, kes ei otsi kedagi, kes ta päästaks. See on täiskasvanud, on ju. Täielikult vastutab oma kogemuse eest ja suudab hoida armastusega ruumi ka sellele sisemisele lapsele siis. Ja nendele osadele sinust, kes kardavad ja tunnevad hirmu ja ütlevad, et aga meil oli ju see kogemus, mis siis saab, kui see uuesti juhtub. See täiskasvanu hääl sinu sees ütleb, jah, ma kuulen, et sul on hirm. Ma kuulen, et sul on hirm, aga tead, ma olen siin, ma hoian sind. Me saame sellega hakkama. Sest mina tean, et see on minu tee ja me läheme sealt läbi. Ja ma olen siin. Nendele osadele endas, et me ei lükka neid osasid endast eemale, kes veel kardavad. Võtame nüüd kaasa, ütleme, et jaa, mina juhin. Ma kuulan oma südame häält ja juhindun sellest. Ja kui sa näed, et need teemad on väga tugevad ja halvavad sind või sa kaod nendesse automatismidesse ikkagi ära, et siis on see koht, kus tuleb lihtsalt maha istuda ja tööd teha nende vanade kogemustega, nende vanasate valusate teemadega. Lahustada ära seda vana valu, andestada. Isegi kui sa täpselt ei tea, kellele sa pead andestama, aga et need vanad kogemused saaksid neist nii-öelda võimu, nagu selle haarde lahti anda, on meil vaja endal sees teha nende kogemustega rahu. Ja rahu tegemine on midagi muud, kui lihtsalt ma aktsepteerin, et mul oli selline minevik ja ma püüan siin elus hakkama saada kuidagi moodi oma eluga. Et mul oli väga rets minevik, aga ma annan endast parimat siin maailmas nüüd kuidagi edasi toimida ja funktsioneerida, leida see on ellujäämisviis, ellujäämise režiim, mida me oleme õppinud selgeks. Sest meil ei ole oskusi olnud, kuidas lahendada neid vanasid valusaid teemasid ära selliselt, et me ei pea ellujäämise peal kogu aeg toimima. Ja siis kusagil haigutab see vana kogemus ikkagi ja juhib seda protsessi alateadlikult. Kui me andestame, kui me mõistame sügavuti seda, mis tähendab tegelikult andestus, isegi nendes kohtades, kus andestus tundub võimatu. Just viimase aja uudiste üks nagu selliseid võimsamaid andestamise sügavuse kohtasid on olnud see, kui see Charlie Kirk, ma ei tea, kas te teate, üks USA siis väga tuntud mees lasti maha hiljaaegu nüüd. Ja kuidas tema naine, noored inimesed, kuidas see naine avalikult ütles, et ma annan sulle andeks sellele mõrvarile, kes lihtsalt lasi ta mehe maha, tema 2 väikse lapse isa. Ma annan sulle andeks, sest sa ei tea, mida sa teed. Eks see oli selline hästi nagu võimas meeldetuletus, ma arvan, kogu inimkonnale, et isegi niivõrd kohutavaid asju
on võimalik andeks anda. Ja sa ei anna andeks mitte selleks, et sellel inimesel kergel oleks. Sa annad andeks sellepärast, et kui sa andeks ei anna, kui sa lihtsalt aktsepteerid seda, siis sa kannad seda endaga kaasas oma õlgadel. Kõiki neid inimesi, kõiki neid olukordasid. Sa lihtsalt kannad neid endaga kaasas, see ongi see koorem, mis teeb sind raskeks. Kõik need ära võib-olla unustatud teemad, kõik need solvumised, kus sa tegelikult ei suutnud jõuda sellesse rahusse ja südant uuesti avada. Kõik need on kaasas ja need on need asjad, mis teevad meid kalgiks, jäigaks, tuimaks. Ja põhjus, miks me andestada ei suuda, miks meis tekib vastumeelsus andestamisel on see, et meie sees elab ikka see valu nii tugevalt ja meil on mõte, et valu ei ole okei. Ma ei tohiks seda valu tunda. Ma ei taha seda valu tunda. Aga kui sa ütled niimoodi, aga see su sees istub ikka, siis see on võimalus valik elada selliselt, aga see on raske elu. See on raske elu, see on elu kannatuses. Ja kui ma mõtlen valu ja ma ütlen kannatus, need on kaks erinevat asja, vähemalt siin ruumis. Kannatus tähendab seda, et ma hoian seda valu alal selle mõttega. Seda ei saa mitte kunagi andeks anda. Võimatu. Sellele inimesele ma ei anna mitte kunagi andeks. Nende asjadega ma ei tegele. Milleks neid haavu lahti tõmmata? Haav, mis elab sinu sees, valutab sinu sees selle solvumise all, selle ei all, on see, mis hoiab sind tagasi, muudab sind raskeks. Kui sa mõtled, et sa ei suuda armastada, siis siin on su küsimus, selle vastus, sest et sa ei ole andeks andnud midagi, miskit, kusagil. Võib-olla palju asju, mis vajavad andestamist. Ja samamoodi ma ei ole piisav kohaga. Me tavaliselt läheme tagasi nendesse lapsepõlve kogemustesse. Me keha juhatab meid sellesse, kui me sellele teele lähme. Nendesse kohtadesse, kus tegelikult me vajasime toetust, kohalolu, armastust, juhatust, saime hoopis selle sõnumi, et ju ma siis ei ole piisav. Ja siis andma andeks oma emale, isale. Meil on inimesed, kellel meil on kindlasti vaja andeks anda. Kõigepealt, number 1, oled sina ise. Andma endale andeks. Kõik need vead, need eksimused, mis iganes sa endale peas räägid, mis on olnud, sa ei ole olnud, mina olen pidanud endale andeks andma, et ma ei ole suutnud olla selline ema oma vanemale pojale, nagu ma oleksin tahtnud. Näiteks. Andma endale andeks kõik need asjad, kus sa näed, et oleksid sa saanud teha teisiti, kus sa ütled endale, et ma oleks soovinud, et ma oleks parem, siis seal on süütunne. Teadvustada see süütunnet ja anda endale andeks. Sa andsid endast parima sellega, mis sul selles hetkes oli. Kõik annavad. Nii veider, kui see ka ei tunda. Me anname endast parima selle teadlikkusega, mis meis on. Ja inimene, kes teeb väga kohutavaid asju, siis tema teadlikkus on lihtsalt nii võrd. Ei tea, kus pole. Seda pole. Ja teine koht, meil on vaja andeks anda oma emale ja isale. Kõik nagu täielik rahu. Teha nendega ükskõik, mida nad siis ka korda saatnud on. Emale, isale. Et see laps sinu sees saaks uuesti jõuda sellesse mängulisse, vabasse, rõõmsasse, loovasse kohta. Isegi kui ta vahepeal tunneb hirmu, siis see on okei. Aga sinu emale, isale andeks andmine ja siis kõik teised inimesed,
koolikaaslased, õpetajad, eksid, sõbrad, vanad sõbrad, kellega on suhted katki läinud, mis iganes, kõigil on vaja andeks anda. Kõik, keda sa endaga kaasas kannad, kellele mõtlemine tekitab sus natukene sellise raske tunde sisse, kus sa ei näe, kui sa ei vaata sellele inimese poole ja ei tunne lihtsalt tänulikkust selle kogemuse eest, mida ta sulle andis, siis sa tead, et sul on seal tööd teha. Seal on sul tööd teha ja seda tööd ei tee sinu eest mitte keegi teine. Eeldusel, et sa tahad olla õnnelik, loomulikult. Ja kui me niimoodi suudame andeks anda, siis tekib siuke huvitav koht. Sest tekib kaastunne. Süda tegelikult ju avaneb ja kui meil on süda avatud, siis me oleme kaastundlikud. Ja see kaastunne ei ole ainult teiste inimeste suhtes, vaid see on sinu enda suhtes. Ja kui sa oled ise enda suhtes kaastundlik, siis kuidas saaksin olla kedagi, kes on ebapiisav? Siis ei ole seda kohta. Siis sa armastad ennast kogu oma ebatäiuslikkuses või selles, kes sa oled. Ja oled ise enda parim sõber selle koha pealt, et sa saad nügid ennast seal, kus on vaja areneda, kasvada, aga sa ei tee seda enese piitsutamisega enam. Vaid väga suure armastusega. Ehk kohaloluga ja kaastundega. Ma vahepeal vaatan teie sõnumeid, ma näen, et te olete väga aktiivselt kirjutanud, et igaks juhuks ei vaadanud, sest mul see voog muidu oleks katkenud äkki. Ma vaatan, kas siin on midagi. Ka peitnud asju Silva ja no võt, mis sa peale ei tulnud. See kõik kõlab nii tuttavalt. Jah, sest see on mingil omas mahlas on meie kõigi kogemus. Jah, meil on võib-olla erinevad sündmustikud, aga mingisugusel sellisel baasilisel tasandil meie psüühika on hästi sarnane kõigile. Me oleme unikaalsed ja samas kõik nii sarnased. Et see on selline huvitav elu paradoks, et me oleme kõik ju nii erinevad ja samal ajal nii uskumatult sarnased. Me olemegi nagu selles mõttes selline vaimne klišee, et me oleme kõik üks. Jah, me oleme nagu siin üks tervik ja samal ajal oma erilise selle mustriga. 50-aastasenagi kogu aeg hing väriseb sees, et mis siis, kui olen küll püüdnud mõelda, et no, mis siis ikka juhtub, kas maakera lõpetab pöörlemise või hommikul päike ei tõuse, tegelikult ei juhtu ju midagi, aga ikkagi hingevärin ei kao kuskilt. Ja mis siis, kui sa lihtsalt lõdvestuksid selle ja ütleksid jah sellele hingevärinale, võib-olla seal selles värina sees on mingid tunded, mis ootavad, et sa kohtuksid nendega. Sest see värin, nagu ka ärevus on selline pindmine tasand sügavamatest emotsionaalsetest kogemustest, mille kohta me oleme öelnud, et neid tunda on ohtlik. Ja see ärevuse koht tekibki selles kohas, et kusagil on, et su ego ehk su isiksuse, see kaitsemehhanismi osa ütleb, et need tunded, mida sa võib-olla seal kogeda, mida sa oled võib-olla kunagi kogenud, on liiga ohtlikud tunded, neid ei tohi tunda. Ja see ongi nagu, kes rännaku seminarile tulevad, järgmine nädalavahetus tuleb, ma arvan, pärast seda tuleb üks pikem paus rännaku seminaridest. Aga et just see on põhiline koht, kuhu me läheme, ongi see, et mis on need emotsionaalsed keelualad.
ma tean seda, ma näen teatud tasandit siin, seda pinda, mingeid emotsioone, mida ma tunnen igapäevaselt, ja siis see ärevuse koht või see koht, kus ma võib-olla isegi ei tunne ärevust, vaid ma juba ütlen sellele ei. Sellepärast, et siis ma kohtuksin nende sügavamate emotsionaalsete kogemustega, mis on olnud, millel ongi hästi negatiivsed kogemused varasemast, Ehk siis rännakuseminal see põhiline koht, mida me teeme, me marineerume enda sees, tuleme kohale, tervitame, ja seal on harjutused, mis toovad seda kõike, nagu aitavad üles tuua kõigel sellel, mida sa ei ole lubanud endal tunda. Võib-olla terve elu, võib-olla väga pikalt. Ehk et me saaksime selle kogemuse, et absoluutselt kõik sinu emotsioonid on täiesti turvalised. Siin ei ole olemas ühtegi ohtlikku emotsiooni. Ja meil on ohud, reaalselt ohud, eluohtlikud olukorrad siin maailmas võivad olla, Aga sinu emotsioonid, mis meie nagu see depressioon ja erinevad need kannatused on meil tingitud sellest, et me oleme õppinud enda emotsioone alla suruma, sellepärast, et halvad asjad juhtusid lapsena. Ja siis ma tegin otsuse, et ma ei taha mitte kunagi enam niimoodi tunda. Või siis see võib olla ka hilisemas eas, nagu ma olen jaganud varasemates laivides oma lahkumineku protsessi, kuidas ma nägin ära selle momendi, kus tekib kibestumine. Et see lein oli nii sügav, see pettumine või see reedetuse tunne oli nii sügav, et oli seal mingi moment, et ma tundsin, et ma juba ei jaksa enam seda valu tunda, et miski minust tahtis nagu sulguda, ennast kokku võtta. Ja siis ma nägin, kuidas see on see moment, et kui ma nüüd seda teen, et ma ei lase seda valu läbi enda seest, siis ma kibestun, siis ma sulgen oma südame. Ja õnneks oli mul see rännaku taust, ja õnneks oli mul see eelnev töö olemas, et ma ütlesin, et seda ma ei tohi teha. Ma pean jätkama avanemist, ükskõik kui valus ja ebamugav see ei ole. Sest emotsioonid, nad peavad neist läbi liikuma vabalt. Kui ta tuleb, siis järelikult on vaja seda tunda, mitte seda alla suruda, manageerida ja tähelepanu kõrvale juhtida, mida me nii hästi kõik oskame teha, oskame ennast tuimestada kõikvõimalike asjadega, et mitte tunda seda ärevat, vibreerivat tunnet siin ja siis seda, mis sealt alt hakkab sellega üles tulema. Et paar naist kirjutasid mulle peale seda webinari, mis me Brandoniga tegime, kuidas nad terve selle webinari aja põhimõtteliselt nutsid. See isegi täiesti kummaline koht oli see, et ma lihtsalt pisarad voolasid, et lihtsalt seda nuttu tuli. Ja see ongi lihtsalt see, et see on see ruum, mida tema loob, mida me loome seal. See, et sa võid lõpuks lõpetada võitluse sellega, mis su sees on ja lubada endal seda tunda. See ei tähenda mitte midagi sinu kohta. See on lihtsalt kohal ja sellele tuleb öelda jah, avaneda sellega, lõdvestuda sellesse. Ja siis, kui nende emotsioonikihtide kohast tulevad üles mingid tugevad mälestused või mingid inimesed, kellega see laeng seotud on, siis me saame selle ära puhastada sellisel viisil, et me saame lõpuks päriselt andeks anda ja tänulikkust tunda. Et okei, võib-olla oleks kõik läinud teisiti, kui ma ei oleks seda kogenud ja on kogemusi, mida ei peaks siin maailmas juhtuma, aga see juhtus ja ma võin näha seda selles kohast, et ma olen täna see, kes ma olen tänu nendele kogemustele. Ehk siis see tänulikkuse koht saab tulla siis, kui minust tekib sügav nagu hingetasandi mõistmine. Ja siis saab tekkida andestus. Ja päriselt, siis kui me räägime minevikuta elamisest, siis andestus on see, mis selle meile annab. Nii et Merike see, et ühest küljest et me räägime endale seda, et ma tean ju ratsionaalselt, et midagi halba ei juhtu, aga sinu psüühikas on mingi
osa, keegi, kes ei usu seda, kes vajab sinu tähelepanu, et sa tuleksid ja kohtuksid temaga, mida ta siis vajab, mis peab juhtuma selleks, et ta saaks lõdvestuda. Et see ratsionaalne osa meist lihtsalt ta võib nagu püüda rääkida, aga see tunne ju ei kao kuhugile, sellepärast et tunde tasandil jääb see kogemata. Et võti on selles, et me tunde tasandil hakkame kogema seda, mis seda ärevat mõtte liikumist tekitab. Samas, et kui tihti on tunne, et äkki hoopis mina olen halb inimene, kui enda eest seisan. Et need on jälle, see on seesama hirmunud väike laps, kellel on endiselt need laengud on seal sees, need valusad emotsioonid. Kui need emotsioonid seal on, siis see hääl on lihtsalt nii tugev, et ta juhib sind. Ja sa usud seda, sa hakkad seda uskuma. Aga see koht, et oota, aga see ei ole mina, see on see osa minust, mida ta ajab. Sa ütlesid just välja minu mõtted minu sõnadega. See tuli küll tuttav ette, et pärast mis iganes suhtlemist sõitlesin endaga, et miks ma nii emotsionaalne olen, ega mind liiga palju ei olnud tänaseks päevaks, olen piisavalt edasi arenenud ning mõtlen, kellel ma niisugusena olen vastuvõetav. See ju suhtleb minuga edasi, ülejäänud arvamus ei ole oluline. Jah, et sa oled leidnud selle piisava turvalisuse tunde endas sellega, kes sa oled. Ehk siis hakanud ennast rohkem armastama, vastu võtma, jaatama, siis isegi kui need värinad tekivad, et siis õigus, ma ei peagi kõigile meeldima. Issand, kui tore! Ma võin olla mina ise täielikult ja see on täiesti okei, kui keegi tema jaoks on seda mis iganes. Nii. Mul on nii väga kahju, et mu vanemad ei olnud minu jaoks olemas, ei olnud minu jaoks kohal. Jah. Ja see ongi see osa ka, mis rännaku seminari juures, ma arvan, üks siukseid kosutavamaid ja hingestavaid kohti on see, et me saame istuda nendes lõkketule protsessideks, nimetame niimoodi, ja võtta vastu, lasta nagu selle väikesel lapsel enda sees kõike seda kogeda, tunda läbi protsessida ja võtta vastu selle vanemate armastuse enda psüühika sees. Ja nii kummaline, kui see tundub, me ei saa muuta seda, mis meiega toimus siis, aga enda sees, sinu ema ja isa ju on osa sinust. Nad on osa sinu psüühikast. Ja see, mis suhe sul selle lapsele ja emale, isal sinu sees on, väga palju mõjutab seda, kuidas sa ennast vaatad, kelleks sa ennast pead, mismoodi sa endaga suhestud, mismoodi sa eluga suhestud, meeste ja naistega suhestud. Ehk siis need aspektid endas, nende vahel luua uuesti harmoonia, et energia saaks liikuma minna. Isegi kui su ema või isa ei ela enam, sul on võimalus enda sees selliselt tööd teha, et see ahel või et see oleks terviklik nii-öelda. Et sa oled see terviklik isiksus. Nii, oota, ma vaatan, siin on turvalises ruumis saab läbi mängida, et midagi ei juhtu. Aga see hirm on ikka nii suur, et äkki. Ja, aga võt, see on hästi hea, et neid asju jagata. Hästi harjumata on kõike seda uut vastu ja omaks võtta, see kõik tundub nii võõras ja hirmutav. See koht, Tiia, ongi see koht, et mis suhe mul on oma emotsioonidega. Ja see on see võtmekoht, et hirm on lihtsalt emotsioon. Ja ma võin lubada endal seda kogeda.
võin pakkuda endale selle turvalise ruumi, öelda jah, okei, las see hirm tuleb ja saab mind kätte. Sa ei pea ühtegi otsust tegema, ühtegi liikumist tegema selle pealt, kui see hirm on sind haaranud. Ainukene parim asi, mida sa selles hetkes teha, on see, et sa oled selle hirmuga koos. Tood oma tähelepanu nüüd mõtetelt ära, mis räägivad selle hirmu pealt igasuguseid lugusid. Ja kohtud selle uudsuse hirmuga, kohtud selle tundmatuse hirmuga tegelikult. Tegelikult on ju see, et hirm tekib selles kohas, kus me tunneme esiteks, et asi on meie kontrolli alt väljas. Ja teiseks, et me astume sellesse ruumi, mis ei ole meile tuttav. Ükskõik, kus elus me lähme reisile või lähmegi mingil koolitusele, seal on alati see hirm sees, sest me ei tea, mis saama hakkab. Rännaku teraapiasse, kui inimesed tulevad, see on nagu üks esimesi asju alati, mis inimesed ütlevad. Tead, ma mõtlesin juba eile, või siin paar päeva tagasi, et ma peaks ikkagi selle aja ära tühistama, et kuidagi nagu nii, ma ei tea, ma hakkasin mõtlema, et äkki mul ikkagi seda vaja ei ole ja niimoodi aga siis ma sain aru, et oota, kui ma ikkagi nii hirmu tunnen, et äkki ma siis ikka peaksin minema. Ja ma saan sellest nii hästi aru, sellepärast, et mina olen ju samamoodi tundnud, et see on mulle nii tuttav. Ja ma tundsin seda hirmu siin ka, enne kui ma selle laivi nupu seal vajutasin. Lihtsalt, et kui me piisavalt oleme harjutanud seda kohta, et hirm tähendab lihtsalt seda, et siin on mingi avardumine hakkab toimuma. Ma hakkan avanema ja avarduma tundmatusse kohta enda jaoks, millessegi, kus ma pole varem võib-olla olnud. Siis see selline vibra, see hirm käib asjaga kaasas. Ja nagu minu üks õpetaja on öelnud, ja mille järgi mina olen oma elus väga palju juhindunud viimased 10 aastat, ilmselt 8 aastat, on see, et mine sinna, kus on sinu kõige suurem hirm. Seal on sinu kõige suuremad kingitused. Ja rännak, kui ma seal 10 aastat tagasi rännakus tulin, see oli see esimene asi, mille ma sain, et see Brandoni kasutab seda lauset päris tihti. Ja ma saingi sellest aru, et ma olin enne see arenguteel olnud 7 aastat enne seda, tegelenud erinevate praktikatega, aga ma olin suutnud sellest hirmust kuidagimoodi niimoodi kõrvale hüpata erinevatesse kohtadesse. Et ma ei olnud tegelikult aru saanud, mis on see, kuidas on võimalik, et ma olin 7 aastat endaga tööd teinud ja ma olin depressioonis. Sest et minu elus toimusid enne seda, kui see depressioon tekkis, hästi keerulised sündmused, mis tõmbasid mul kogu minu kaardimajakeselt, minu vaimselt kaardimajakeselt vaiba alt ära. Et ma olin loonud endale joogiga ja tegelenud kuidagi nagu see imidž oli nagu väga kõva, ütleme nii. Ja kõik need praktikad tegelikult aitasid mind tohutult palju. Ma ei saa midagi öelda, see 7 aastat oli väga, võib-olla ka ettevalmistav aeg selleks, et ma saaksin päris tõe siis endaga kohtuda, kus ma olen, mis ma teen. Mis mängu ma mängin siin, et kui ma need maskid eest ära võtan, mida ma olen siin mänginud kogu elu või need 7 aastat või mis iganes, siis mis järele jääb, Ja hirm, see hirm, millega ma enda sees kohtusin, oli nagu nii kõike hõlmav, et mul oli selline tunne, et ma ei tea, mis saab, kui et ma lähen hulluks, kui see hirm minus üles tuleb. Ja siis, ehk siis see kõige suurem hirm hulluks minna oli, et kui ma astun tundmatusse, mul ei ole mitte mingit kontrolli selle olukorra üle, just, see on see, mida mu mõistus ütleb, et siis ma ei tea, mis seal on midagi tumedat, seal on midagi plokk, ja siis, et see toetus ja ruum oli seal just nende rännaku inimeste seas selline,
et ma kuidagi julgesin ikkagi sellele, nad julgustasid loomulikult ütlema sellele kohale, sellele tundmatule kohale jah. Ja siis see hirm, see tuli, mingid asjad tulid mus ülesse, mingid erinevad valusad, hirmutavad, mis iganes emotsioonid tulid üles ja see oli nagu minutite küsimus, kuidas need lained susest läbi käivad. Ja siis nad on läinud. Ja siis sa mõtled, et millega ma siin kogu aeg ka tegelenud olen. Terve oma elu tantsin selle ümber, et mitte kohtuda selle läbikukkumise, selle hulluks minemise, selle mis iganes hirmud mu sees olid. Aga sa ei ole see, et need emotsioonid on lihtsalt emotsioonid, need mõtted on lihtsalt mõtted, see ei ole sina. Need on erinevad kogemuslikud kohad siin kehameele tasandil. Ja kui me õpime neid neutraalselt kogema, ehk siis looma sellise armastava ruumi endale, öelda, et okei, ma ei tea, mis siit üles tuleb, aga ma tervitan seda, siis need saavad tulla lainetena ülesse ja lahustuvad sama kiiresti, kui sa lubad neid. Tulevad ja lähevad lihtsalt, nagu pilved taevas. Aga sina oled see taevas, kui me metafoorselt räägime. Ja siis selles kohas, kui me jõuame sellesse rahusse, sellesse, kes ma tegelikult olen, kes ei ole see karakter, mida ma olen mänginud, siis siin ma saan vaadata, aga mis see on see, mida ma tegelikult siin loomas olen, mida ma soovin luua, mida ma tahan luua, mida ma soovin kogeda siin elus. Ehk see inspiratsioon, elamise inspiratsioon saab tekkida lõpuks siis, kui me kohtume endas nendes valusate kohtadega, millega me igal juhul maadleme terve oma igapäevaelu, alateadlikult või teadlikult protsessime seda kõik siin. Aga kui sa ei pea enam sellega tegelema, kui palju ruumi jääb kõigele ilusale sinu elus. Just, kui lubame endal tunda seda hirmu, siis ta ei tundugi enam nii hirmus. Just. Ja nüüd ongi see harjutamise koht. Esiteks, et need vanad kogemused, mis seda hirmu, võib-olla seda halvavat hirmu tekitavad, et need ära sealt puhastada ja siis see koht, et ma harjutan jääma avatuks oma emotsioonidele, et ma ei suru neid alla ja ma ei püüa neid manageerida, vaid ma jään kohale. Ja mida rohkem ma harjutan kohale jäämist sellele, siis nad saavad läbi minna ja mina saan ikkagi teha asju, teha, mida mul vaja siis teha on. Ja ka samamoodi nende mõttemustrite või uskumuste muutmine. Kui ma ütlesin, et see lai teema, ma ei ole piisav, see hirm, et ma ei ole piisav, see on ju mõttemuster. See on uskumus, mis on ühendatud tugeva emotsionaalse kogemusega meie minevikust. Ja siis, kuna see emotsioon ja mõte said kokku, siis need hakkasid looma minu reaalsust. Et just kui ma läbi selle filtri, selle ma ei ole piisav filter, mis saab kütust sellelt emotsioonilt, ma nüüd järsku tajun iseennast ja maailma läbi selle. Ja minu elu, minu suhted, minu kogemused on lihtsalt peegeldust nendest uskumustest. See on hästi huvitav, kuidas kui me muudame oma uskumust juure tasandil, ehk siis, et see ei ole lihtsalt mõte, et ma kordan siin ühte afirmatsiooni nii kaua, kuni ta juurdub, see võib-olla toimib küll, aga sa pead tohutult palju seda kordama, tohutult palju, et uut programmi sisestada. Ja sa pead samal ajal tegelema ka oma emotsionaalse tasandi puhastamiseks, see ei ole muidu võimalik. Et kui selle ma ei ole piisav uskumuse taustal on tugev väärtusetuse tunne või lein või viha või mis iganes emotsioonid sul seal on, kui need ei ole lõpuni ära tuntud, siis juhib ikka see emotsioon, ta on nagu aktiivne või see mõte, see ma ei ole piisav. Ehk siis neid uskumusi me saame muuta sellel hetkel, kui me oleme selle laengu sealt tagant ära tundnud nii-öelda.
ära puhastanud või siis, see on nagu piltlikult öelda, see on põhimõtteliselt see, et ma tunnen need emotsioonid ära ja mul on, seal ei ole enam seda ja siis ma vaatan, mis on tegelikult tõde. Ja tõde on see, et sa oled alati piisav. See on tõde. Kuidas sa saakski olla midagi enamat kui piisav või midagi vähemat kui piisav. Sa oled loodud täpselt sellisena, nagu sa oled loodud. See on täiesti piisav. See on täiesti täiuslik. Ja rännaku töö ei ole midagi muud, kui me esiteks me ärkame sellele tõele, et miks ta võib-olla nii võimas inimeste jaoks on see, et läbi emotsioonikihtide liikudes sa jõuad mingisugusesse sellisesse oma päris olemusse nii-öelda. Ja sellest kohast vaadatuna kõik need psüühika erinevad osad, mis vajavad siis tervendust, mis vajavad seda pai nii-öelda, siis need saavad nagu nii-öelda lahti lasta selle tunde, et ma olen kuidagi eraldi või ebapiisav või ma oleks pidanud olema kuidagi teistmoodi või mu elu peaks olema kuidagi olnud teistmoodi. See suutmatus mitte leppida sellega, et elu on olnud täpselt selline, nagu ta on olnud. Et sina jõuaksid täna siia sellesse kohta. Kui me räägime mingist väga sügavast kohast, kui ma ise olen tunnetanud seda, siis et mis on selle kogu selle mängu mõte siin, mida me mängime. Miks me sünnime siia ja kogeme kõiki neid asju, mis me siin kogeme, seal natukene nagu hullul planeedil, see, mis inimkond läbi teeb, see on nagu üsna pöörane. Miks me tuleme siia, miks me kogeme neid kogemusi, miks see kõik siin on? Ja ainukene vastus, mida mina leian, sina muidugi otsi enda vastuseid, avasta neid. Ma ei ütle, et see on tõde, mida ma väljendan, aga see on minu tõde. See kõik ongi selleks, et kusagil tasandil ma valisin need kogemused selleks, et ma saaksin ärgata sellele, kes ma päriselt olen. Ja jõuda lõpuks sellesse kohta, et on üks elu, kuhu ma olen sündinud, selleks, et elada seda ärksuses ja vabaduses, teadlikkuses. Ehk siis kogu see mäng meil siin, selles mõttes mäng, ehk ma mõtlen seda kohta, kus me oleme siis sellesse elukogemusse, elumängus ära kadunud, me ei teadvusta ennast jumaliku olendina, kes on täiuslik igal hetkel, vaid et meil on kõik need, et me oleme siia ära kadunud, et selle mõte on, et need kogemused, valusad kogemused, kui sul on keeruline lapsepõlv olnud ja väga valusad kogemused, siis minu jaoks tähendab see seda, et sa mingil põhjusel sündisid siia, valisid selle elu just sellise, et sa võiksid lõpuks ärgata, aru saada, et sul on ka teine valik kui kannatamine. Nii imelik, kui see ka ei ole. Aga kui ma vaatan enda lapsepõlve inimese tasandilt, siis ma mõtlen, et miks minul üldse nii, minul on nagu, et see ei ole aus. Miks minul on niimoodi läinud, miks mina pidin neid traumasid kogema, mida ma kogesin. Miks minul oli selline olukord, mul ei ole isa ja nii edasi. Aga sellepärast, et ma 25-aastaselt jõudsin siis lõpuks sellesse kohta, kus ma tundsin, et elu peab olema midagi enamat. See ei saa ollagi nagu see lõputu mingisugune selline, püüan siin olla kuidagi moodi, et saada armastust ja kuidagi püüda leida sealt väljas seda kinnitust sellele, et ma olen okei, et ma olen väärtuslik ja et ma tohin siin olla aga tegelikult ma ikkagi kogu aeg vajan, et keegi kuidagi päästaks mind ja kogu see trip, milles mina olin. Et see kõik pidi nii valusaks minema, et must tekkis üks hetk, ma tahan päriselt õnnelik olla, kuidas see käib. Ma saan aru, et sellest suhetest ja nendest asjadest ja kõigest sellest,
et sellest ma vist ei leia seda või seal on kogu aeg see ärevus, ei kao ikkagi ära kuhugile, onju. jah. ja on teine võimalus. ja Merike, aitäh, ma vaatasin ise ka, et kell on palju. Et ma olen nüüd siin piisavalt jutustanud. Lapsepõlves oli mul nii-öelda ainult vanemate valik, jah. Ja täna sul on sinu valik. Mida sa valid? Mida sa tegelikult igatsed? Millele sa ütled jah? Minu jaoks oli see koht seal 25-selt oli see, ma tahan olla lihtsalt õnnelik. Ma ei tea, kuidas. Ma ilmselt vajan abi selles, aga ma tahan lihtsalt olla õnnelik. Ja siis, kui ma seal 31-aastaselt seal nii-öelda vannitoa põrandal olin ja oma selle depressiooniga maadlesin, siis mul tuli minu sees tuli see igatsus, et ma tahan lihtsalt olla vaba. See oli küpsenud see, mida ma tegelikult siin hinges tahan, mida ma tegelikult soovin siin elus kogeda. Tahan lihtsalt olla vaba, tunda ennast vabana. Ja need südamesoovid, kui need tulevad siit, nendel on kombeks täituda. Kui me julgeme neid välja öelda, kui me jõuame sellesse kohta, öelda sellele jah. Mis iganes vaja, aga see on see, mida ma soovin. See on see, mida ma valin, isegi kui ma ei tea, kuidas täna täpselt peaks olema. Kui ma avanen sellele. Jah. Nii et jah, elu annab meile alati juba võimaluse valida. Just see. Ja see öelda välja ja see nii-öelda, mis see sõna on, claimida. Et see on see, mille ma valin ja mida jah, ütlen sellele lihtsalt. Ma ei taha öelda, ma väärin seda sellepärast, sest see on nagu siukene, see on lihtsalt loomulik. Igal juhul ma praegu tõmban otsa kokku. Järgmine nädalavahetus on tulemas Rännaku veebiseminar. Järgmine aasta ma ei tee seda seminari, ma just sain aru täna, eile, et ma teen Rännaku seminaridest pikema pausi. Et kui sa tunned, et sa tahad seda kogeda, siis tule veebiretriit. See on mina, Brandon, tiim, hoiame sulle ruumi, hakkame koos sellesse avanema, mis on see võimalikkus, see ruum, mida ma enda jaoks luua saan läbi selle tervenduse sisemisele lapsele ja kõikidele nendele osadele, kes kannavad veel neid mineviku valusaid kohtasid. Et isegi kui ma teen selle pikema pausi, siis Rännaku meetod on kindlasti ma olengi seda 8 aastat siin teinud sellepärast, et see lihtsalt on väga suur kingitus, mida ise endale anda. Ja hetkel tundub, et on vaja seda ruumi teha millelegi uuele. Nii et igal juhul aitäh teile, kes te nii aktiivselt siin koos kõik osalesite. Ja ma annan varsti teada, ma ilmselt teen peagi veel ühele laivi, sest et neid küsimusi või neid temaatika käsitlusi, mis seal küsimustiks tuli, oli päris mitmeid, nii et võib-olla isegi enne seminari teen veel ühe laivi, aga ma annan sellest siis teada. Igal juhul hästi mõnusat laupäeva ja võib-olla võtagi see tänane päev selleks kohaks, kus tunnetada, et mida mu süda ütleb mulle. Mõnikord on vaja isegi koputada siia südame peale, et üldse tähelepanu saaks siia tulla. Et
et saaksime hakata tunnetama seda, et okei, aga mida mu süda tahab, mida ma igatsen ja mis on see, mis ma teha saan selleks, et sellele hingeigatsusele järgneda. Et olgu, näeme jälle. Vaatame, kus me selle kinni saame siis panna.